Eks Ukraina oskab teha silmatorkavaid valikuid, kuidas Kremlile haiget teha. Aga nagu varemgi on olnud palju pöördelisi hetki. Kiev on taas kord jõudmas ristteele, mida teha oma õhurünnakutega. Mängus on mitu protsendipunkti Venemaa SKP-st. Poliitiline stabiilsus Moskvas. Võib olla Ukraina enda võime jätkata pealetungioperatsioone ja kas rindesõdurid saavad üldse süüa. Täna tahan ma arutada 4 kõige selgemat võimalust, mis Ukrainal on, kui ta kaalub oma õhukampaania järgmisi samme. Ja et teemat täpsemalt määratleda, räägime asjadest, mis võivad juhtuda järgmise kuu jooksul või nii. See piirang välistab rünnakud Venemaa sisemiste elektri- ja soojusvarustuse vastu, vaenlast sõna otseses mõttes külmutada. Olen kindel, et arutame seda võimalust peagi mõnes teises formaadis. Igatahes, see jätab meile järgmised võimalused. Esiteks, suurendada survet Venemaa rafineerimistehastele. Teiseks, laiendada rünnakuid Wildberriesi vastu. Kolmandaks, minna üle Venemaa vastujõuvõime vastasele kampaaniale ja sihtida Venemaa enda ballistilisi rakette. Viimase variandi puhul arutame Venemaa toidutarnet, teemat, mis saab vähe tähelepanu hoolimata varasemast ilmsest rünnakust. Seejärel teen lühikese märkuse selle kohta, kuidas see vestlus on tegelikult sissejuhatus palju delikaatsemale strateegiakoosolekule, mida Kreml praegu peab. Aga tänase päeva esimene teema on Venemaa rafineerimistehased ja muu naftataristu. Ja kuigi see võib tunduda ilmselge valikuna, arvestades, et see on kõigi tähelepanu köitnud juba üle aasta, toimuvaga kaasnevad mõned nüansid. Vaadake seda hiljutist uudislugu. Ukraina droonid tabasid suurt Venemaa rafineerimistehast 800 miili kaugusel või umbes 1300 kilomeetrit piirist. See on suur sündmus, mida kajastas 5 tunni jooksul pärast uudise ilmumist 82 väljaannet. Aga las ma näitan teile mõningaid eeliseid sellest loost teada saamisel tänase video sponsori Ground Newsi kaudu. Isegi lihtsalt loo kokkuvõtte olemasolu allpool on väga oluline, arvestades, kuidas tänapäeva meedia pealkirjad on muutunud eksitavateks ja klikkide püüdmiseks mõeldud narratiivideks. 2,7% kogu rafineerimisvõimsusest. Pidage seda hiljem meeles. Aga Ground News võimaldab ka, lugeda artikleid erinevatest allikatest ja saada teemast sügavamat arusaama. Laiema pildi mõttes Ground News aitab sind oma pimeala funktsiooniga. Lood, mida üks poliitilise spektri pool ei kajasta. Muide, see on Hiina, kes ostab hoone, mis asub Valgest majast vaid mõne sammu kaugusel. Mitte Hiina, kes ostab samme, mis tulid Valgest majast. Ja kui see ei ole argument selle kasuks, et lugeda rohkem kui ainult algse uudistekanali pealkirja, siis ma ei tea, mis veel oleks. Ja minnes aadressile ground.news, /Linz on Naps või skaneerides ekraanil olevat QR-koodi, saate Vantage Planilt suurepärase 40% soodustust, mis annab teile juurdepääsu kõigile neile funktsioonidele ja veelgi enamale. Kahjuks aga ei saa te füüsiliselt omada sammud Valgest majast. Sellegi poolest suur tänu veel kord Ground Newsile tänase video toetamise eest. Igatahes, rafineerimistehaste vastu esitatav ahvatlev argument on vähenev piirtootlus. Muidugi, kahju koguneb. Aga uute sihtmärkideni jõudmine muutub raskemaks, sest pead hakkama läbima maailma suurimat riiki. Parem on otsida midagi uut praeguste raketi- ja droonide ulatuses ning ilma nii paljude juba paigaldatud kaitsevahenditeta. Siiski on sellel argumendil mõned puudused. Esiteks, suudab Venemaa rafineerimistehaseid parandada kiiremini, kui paistab. Kahjuks Ukraina jaoks kipuvad kõige lihtsamad sihtmärgid olema ka kõige lihtsamini parandatavad. Asja ei paranda. Seegi, et suurema osa kahjust on põhjustanud droonid, mis pakuvad vähem tulejõudu kui korralik rakett. Aga süsteemi suurem probleem on varuvõimsus. Näite pilku püüdvaid pealkirju nagu Ukraina viib rivist välja 38% Venemaa rafineerimisvõimsusest. Isegi kui eeldada, et kõik tabatud tehased on tõesti rivist väljas, siis võimsus ei ole tootmine ja tootmine on peamine näitaja. Enne rünnakukampaaniat seisis umbes 1/5 Venemaa rafineerimisvõimsusest jõude, osaliselt selleks, et vanemale seadmetele puhkust anda ja osaliselt toornafta puuduse tõttu. Seega, peale Ukraina propagandavõidu oli rünnakute peamine esmane mõju töökoormuse üleviimine varuvõimsusele. Tegelikult kulud seisnesid remondis ja naftavõrkude ümbersuunamise logistika väljatöötamises. Seega, kui alguses nähti kütuse puudust,
oli see tingitud logistikameeskondade ebaõnnestumisest, mitte sellest, et Venemaal oleks puudunud tootmisvõimsus. Tõelised probleemid tekkisid siis, kui Ukraina hakkas laiendama oma rafineerimistehaste rünnakuid sügavamatele sihtmärkidele. Nüüd seisab Venemaa tegelikult silmitsi tõelise puudusega. Ukraina ei saanud aga kohe sellele sammule üle minna, sest sügavamad õhurünnakud nõuavad suuremat kindlust, et õhutõrje ei lase kõiki lähenevaid droone ja rakette alla. Arvestades, et oleme lõpuks sellesse faasi jõudnud, seisneb argument rafineerimistehaste ründamise jätkamiseks selles, et Ukraina on alles hakanud selle kampaania tõelisi vilju lõikama. Me ei lähene väheneva piirtootluse probleemile, nii et miks peatuda? Viimane punkt nafta kohta ja jätkates teemaga, palun ärge piirduge pealkirjadega. See valik ei ole vastuolus USA poliitikaga. Võib-olla nägite teateid, et Vance sekkus, et peatada Ukraina rünnakud naftatankeritele. Noh, jah, aga see jätab täiesti tähelepanuta selle, milliste tankeritega tegu on. Ja vastus on, et need ei ole Vene tankerid, vaid tankerid, mis veavad rahvusvahelistele turgudele Kasahstani naftat, mis tuleb läbi Venemaa kulgeva torujuhtme kaudu. See tekitas probleeme USA ettevõtetele, kes tellisid tankerid selle nafta vedamiseks. Samuti nafta hindade stabiilsusele lääne turgudel, mis on sellele üldiselt lootnud, ja lääne laiematele katsetele tõmmata Kasahstan Vene koalitsioonist eemale. Märkimisväärne on see, et Bideni administratsioon ei soovitanud rünnata mitte ainult seda Kasahstani naftat, vaid ka ühtegi osa Venemaa naftaoperatsioonidest. See-eest võib Ukraina täna jätkata igasuguste teiste sihtmärkide ründamist vastavalt rahvusvaheliselt kokkulepitud sanktsioonipoliitikale, sattumata konflikti Trumpi administratsiooniga. Teisel kohal nimekirjas, samuti status quo säilitamise teemal, on keskendumine e-kaubanduse jaotuskeskustele. Ma oleksin võinud lihtsalt öelda Wildberries, sest enamik inimesi teab juba, et see puuvilja nimega ettevõte on Venemaa Amazoni ekvivalent. Ja kui sa ei teadnud, kas sa märkad, kuidas ma selle skripti kirjutasin, seda loomulikult selgitada. Aga ma ei taha seda arutelu piirata ainult ühe ettevõttega. Kui keskenduda ainult Wildberriesile, siis on Ukrainal veel palju teha, sest siin on kahanev piirkasu taas väike. Pea seda hiljem meeles. Wildberriesi keskused on loodud töötama üksteisest sõltumatult. Nii et kui sa ühe neist õhku lased, põhjustad sa tohutult kahju. Samuti muudad sa selle rajatise tõenäoliselt täielikult kasutuskõlbmatuks, erinevalt sellest, mis toimub rafineerimistehastega. Aga sa ei sega teiste sõlmpunktide tööd, seni kuni tellimused jätkuvalt tulevad ja jaemüüjad müüvad edasi Wildberriesi turuplatsil. Ukraina jaoks on siin miinuseks see, et ühe jaotuskeskuse tabamise mõju ei ületa selle enda väärtust mitmekordselt. Plussiks on see, et iga jaotuskeskus, mida tabad, on umbes sama väärtuslik kui eelmine. Ainsad puudused on usalduse kaltus ettevõtte enda vastu ja ladude suurus. Wildberries püüab oma tegevust võimalikult suureks kasvatada, kuid mõned laod on teistest suuremad. Kui siin on jutsa laienemisruumi, siis tuleks siik võtta Wildberriesi peamisele rivaalile, Ozonile. Suures osas on Ozon jäänud Kiievi sihikust välja arvatud mõned ebamäärased erandid. 24. juuli lao tulekahju, mis võis olla lihtsalt kõrvalkahju lähedal asunud Wildberriesi rünnakust. Ja midagi 31. juulil, mida Ukraina esitleb kui tahtlikku rünnakut, mis oli suunatud ka Wildberriesi rajatisele samas tööstuskompleksis, kuid mille kohta Ozon ütleb, et see ei põhjustanud mingit kahju. Nüüd, Ukraina ei hoia siin tagasi ei heldusest ega ka sellepärast, et premeerida Ozonit selle eest, et nad ei müü sama kahese kasutusega varustust nagu Wildberries. Tegelikult on avalikes petitsioonides rindel olevatele sõduritele varustuse ostmiseks Ozoni lingid umbes sama sagedased kui Wildberriesi lingid. Higem taandub see taas ärimudelile. Ozon on keskendunud väiksematele, kuid arvukamatele ladudele, aga otse öeldes ei ole need Ukraina jaoks nii head sihtmärgid, kui laiali valguvad Wildberriesi rajatised. Siiski võib ette kujutada, et kui Ukraina hävitab piisavalt palju Wildberriesi objekte, saavad väiksemad Ozoni sihtmärgid järgmiseks parimaks võimaluseks. Kolmas võimalus on teha sihipärane pingutus Venemaa enda ballistiliste rakettide tootmise tabamiseks ja Kiievil ei pruugi siin eriti valikuid olla. Tõenäoliselt olete juba minult või mujalt kuulnud Ukraina märkimisväärsest raketitõrje nappusest. Droonide tõrje edukus on endiselt väga hea, kuid rakettide tõrje on Patriotide nappuse tõttu järsult langenud. Meie viimase vestluse seis jäi sinna, et Ukraina pidi võib-olla valima, kas jätkata senist rünnakut olemasolevatele sihtmärkidele või keskenduda hoopis Venemaa raketitootmisele.
Siin sobib ümberpööratud klišee. Parim kaitse on hea rünnak. Helgalt reageerimine ei tundu siin kuigi hea lahendus. CNN-i intervjuus ütles Zelenski, et Ukrainal on umbes 60% vähem tõrjerakette kui eelmisel aastal. Samal ajal kui Venemaa tulistab umbes 2 korda rohkem ballistilisi rakette. Need arvud on ligikaudu kooskõlas kolmandate osapoolte hinnangutega. See oli osa Zelenski lobikampaaniast, et saada rohkem Patrioti tõrjerakette. Ta jätkas, öeldes, et 5% USA varudest aitaks Ukrainal talve üle elada ja 10% hävitaks kõik Venemaa raketid. Mul pole kahtluski, et Ukraina oleks paremas olukorras, kui neil oleks rohkem Patrioti raketitõrjesüsteeme, kuid need numbrid ei klapi. Puhtalt kaitsev lähenemine ei toimi. Venemaa tulistab nüüd üle 100 ballistilise raketi kuus. Optimistlikult hinnates on Ameerika Ühendriikide laos alles 1000 Patriot raketi. Jällegi, optimistlikult hinnates ja eeldades, et iga raketi kohta on üks tabamus, katab see parimal juhul vaid 1 kuu raketirünnakud. Midagi tuleb teha Vene nimetajaga, et see toimiks. Ukraina peab endalt küsima, kas riik suudab taluda tsiviilohvreid selleks, et muuta Venemaa poliitilised probleemid veelgi hullemaks. See on teostatav. Nende relvade tsiviilsurmade arv on tõenäoliselt sel aastal seni olnud sadades. Hukkunute arv kasvab ja ükskõik kui palju tsiviilisikuid ka hukkuks, pole see hea, kuid see on poliitiline reaalsus, millega Ukraina silmitsi seisab. Asja veelgi keerulisemaks tehes võib Venemaa sundida Ukrainat tegutsema, suurendades rünnakuid relva ja laskemoona tootmisrajatiste vastu. See on õige. Putin jahib MILF-tehnoloogiat. Ja nii kõitev, kui see viimane lause ka polnud, kui sul pole enam rakette, mida tulistada, siis pole ka mingit dilemmat. Tegelikult pole sul üldse midagi teha ja seetõttu tekib vajadus Ukraina militaartehnoloogia järele, et jahtida Venemaa militaartehnoloogia küttijaid. Siin on palju puudusi. Esiteks, tootmisrajatised kipuvad olema kaugel. Seetõttu on väga mugav, et Ukraina on eelnevalt Venemaa õhutõrjet hõrendanud. Vastasel juhul ei pruugiks see üldse võimalik olla. Teiseks, tootmisrajatised on kindlustatud mitte ainult sellel põhjusel, vaid ka seetõttu, et hooned peavad olema vastupidavad sisemistele plahvatustele õnnetuse korral. See on veelgi olulisem kolmanda probleemi puhul. Pole tähtis, kes neid tegelikult tulistab. Põhja-Korea varustab Venemaad rakettidega. Selle vahemaa puhul pole võimalik odavaid võite saavutada. Sa ei saa lihtsalt saata mingit kvadrokopterit paadiga Korea poolsaare lähedale nagu operatsioon Ämblikuvõrk. Sul on vaja tõelist tulejõudu. Seetõttu jõuame tagasi meie varasema vestluse juurde, et tuleb jahtida raketilansaatoreid, täpselt nagu see oli võtmetähtsusega õhuülekaalu saavutamisel Iraani sõjas. Lõpuks jõuame toidulogistikani. Olen selle jätnud viimaseks, sest just siin peitub kõige rohkem intriigi. Kui me kerime tagasi Wildberriesi kampaania algusesse, teises rünnakute laines 22. juulil. Ukraina droonid ründasid Miratori lihatöötlemistehast Brjanski oblastis. Nii nagu tol ajal, on ka täna endiselt ebaselge, kas see oli tahtlik rünnak. Droonid lähevad mõnikord kursilt kõrvale. Õhutõrjesüsteemid, mis uskuge või mitte, on Venemaal siiani mingil määral olemas, võivad samuti põhjustada droonide allakukkumist vales kohas. Miks see tundus tahtlik? On seesama kaheotstarbeline argument, mida Ukraina on kasutanud Wildberry rünnakute õigustamiseks. Uritorg on üks suurimaid lihatarnijaid Venemaal. Osa neist lihatoodetest läheb Vene sõjaväele. Ja arvestades, et rünnak toimus piiriäärses oblastis, oli mõistlik järeldada, et Ukraina võis püüda piirkonna Vene logistikat näljutada. Aga siis möödub aeg ja sellele pole järgnenud midagi. Nii et võib-olla oli see õnnetus. Võib-olla oli see tahtlik, aga mõeldudki ühekordseks. Või võib-olla olid Wildberry rünnakud nii edukad, et Ukraina otsustas ülejäänud võimalused tagaplaanile jätta. Mis on selle võimaliku strateegia puhul kriitiline, kuid sageli jääb arutamata, on see, et toidujaotussüsteemid on vastupidised Wildberriesi mudelile. Tuletame meelde, et Amazoni stiilis jaotuskeskused töötavad praktiliselt üksteisest sõltumatult. Nii et kui sa ühte neist ründad, siis teised töötavad edasi. Ja on võimalik suunata tarned ümber puutumata keskustest. Lihtsalt tuleb läbida pikemaid vahemaid. Toidu tootmine ja jaotus ei toimi nii. Enamik neist kaupadest on kiiresti riknevad. Kui sa hävitad ühe lao, ei saa jaemüüjad lihtsalt teiselt jaotuskeskuselt kaupa võtma hakata. Mitte ilma keeruliste logistiliste arvutusteta,
et tagada kogu kauba jõudmine sihtkohta enne toidu riknemist. Rääkimata sellest, et toiduäri on madala kasumi marginaaliga. Nii et isegi 100 lisakilomeetri lisamine tarnele võib kogu äri kahjumisse viia. Asi on selles, et rafineerimistehaste ja Wildberriesi vastu suunatud rünnakud vajavad süsteemi täielikuks segipaiskamiseks teatud külastustaset. Toiduäris see nii ei ole. Seega on Kiievil siin suurem marginaalne väärtus panna paar muna sellesse korvi, et takistada Venemaal igal pool mune toota. Oluline märkus siin on see, et Ukraina peaks tugevalt rõhuma kahese kasutuse narratiivile, et vältida tsiviilkahjude kriitikat. See on töötanud narratiivina Wildberriesi puhul, hoolimata proportsionaalsuse küsimustest, ja lääneriikide juhtidelt pole endiselt ühtegi kaebust tulnud. Peaksime ootama, kas see suundumus jätkub, kui Ukraina selle tee valib. See toimiks palju lihtsamini, kui Ukraina piirduks oma toidutöötlemise rajatiste rünnakutega piiriäärsetes oblastites, mitte näiteks Moskvas asuvat rajatist rünnates. Lubage mul lõpetada siin väikese pöördega meie kokkuvõtvatele mõtetele. Jah, meil on laual 4 võimalust, aga mulle meenub siin vana kaitsealgoritm. Kui me suudame arutada, millised on siin laiemad stiimulid, siis suudab kindlasti ka Kreml needki läbi mõelda. Ja ka sealsetel inimestel on võimekus jaotada kaitseressursse, et kompenseerida oma haavatavusi. See omakorda on olnud sisuliselt lihtsalt arutelu selle üle, kuidas Ukraina ja Venemaa peaksid hindama iga strateegiaga seotud eeliseid ja riske. Meie jaoks ei ole võimalik tegelikult öelda, milline neist praktikas juhtub. Venemaa püüab oma haavatavusi nende valikute vahel tasakaalustada, jättes nii, et tegelikkuses juhtuva määrab mõlema poole vähene mitteavalik teave. Eriti just selles osas, mis ei tulnud meil isegi pähe, kui me mõtlesime võimalikele tulipunktidele. Aga see on kindlasti intrigeeriv mõistatus. Täname veel kord Ground Newsi tänase video toetamise eest. Minge adressile ground.news/leans on maps või skannige oma ekraanil olevat QR-koodi, et säästa 40% Vantage plaanid. Kui teile tänane video meeldis, siis palun likeige, jagage ja tellige kanal ning kohtume juba homme. Hoidke end!